Jälle punane raisk. Rahu. Kus me nüüd siin keset seda ummikut esmaspäeva õhtul kihutame sedasi? Sa ütlesid Sakku. Ei, Sauele. Sauele. Läheme Sauele. Mis Sauel toimub? Seal on meistrimees. Teeb meil uued riistad. Võistluse mineks Soome. Ei saa kehvade riistadega enda riiki esindada. Ja kes on meister? Kalastuskunn. Vot. Härra on omal peene nime valinud. Lähme vaatame üle, kas õigustame. Mees väärib nime. Ühesõnaga kalastuskunni juurde minek. Lubas meile popid ridvad teha. Võib-olla saame ise ka käe külge panna natuke. Tegelikult võib-olla see ei oleks kõige parem idee. Mina enda oma ei taha. Võtsin mõned joogid ka kaasa, et lihtsam meisterdada. Sponsor elab Selveris või? Jaa, kolis just. Kalastuskunn ehk Marko Eensalu on kalastustarvikuid vorpinud juba 10 aastat. Esimesed 5 aastat hobikorras, nüüd juba teenib sellega leiba. Kohal? Sakus. Ahoi. Palu võta kliendid vastu. Kleidid, jah, võta kleidid vastu. No aga mis me siin väljas külmetame? Lähme sisse sooja. Ega me tühja käega ei tulnud. Suu magusaks. No nii, mis siis härrad soovivad? Härrad tahavad Soome kalale minna ahvenapüügivõistlustele. Härradel on ritvasid vaja. Udupeeneid. Mina soovitaksin siis seda nii-öelda ice-jigit, millega ma ise püüan Rootsis igal pool. Ma julgen ka nii teha või palju ma maksma pean? Ei, selles suhtes, et tunned ise ära, kus raskeks läheb. Jaa. Ots kokku tuleb? Ei, sellel ei lähe. See on kuni 5 grammi. Mina püüangi Pärnu jõgi, Peipsis. Tirguga? Ei, suurte marmassidega. Rootsis suurte raskete marmassidega. Sellega võtsab imba, särge, latikat, mida iganes küda. Ütleme, siin lagi on, ütleme ka Pärnu jões ka kõva poole. Püüadki siuksega. Need on ka kõik sinu tehtud? Ei ole. Ma päris kõike ka ei vitsi teha. Nagu konkreetselt selle ridvaga nüüd mingit päris väikest... Ei, sellega ütleme 1 grammist võid juba, 1 grammisega võid püüda juba. Ilma noogutita? Ja, siin on noogutit ei ole vaja, sest et see on üsna tundlik. Sa näed need võtud asjad kõik need ära. See on nüüd see nii-öelda 3 konksuga, kus nad seda kutsuvad. Kus on Valdaa, see on see, mis nimi meil on. Ja siis pluss, kuna see on ice-jigi, siis näed vabalt. Talvel võid jigitada nagu suvel kummivõtta otsa ja koha näiteks soomlaselt usas igal küljavad kummilutud ja siukestega nagu koha. Nii, ja kui nüüd tahaks põiki solgutada? Põigi jaoks peaks olema häigendrit. Põik tahab saada ikkagi seda lööki ja see jääb natuke pehmeks selle jaoks. Ei, väikse põigiga saab. No põikidele on näed. Seda nimetad sa väikseks põigiks või suureks? Ei, see on suur, see on 17 grammi. See on rohkem haug, aga ahven ka. Aga see on Soome käsitööd, aga nüüd on plaanis see aasta need järgi proovida. Aga ütleme põikidele ja sikudele nad katsu ise läheb juba siuksed jäigemad asjad. On talle just... No ja siia sa paned ise rõgad peale? Jah, ikka. Sa pean ka panen siis seda, kui ma tahan testida, palju see kannatab raskust. Sa panna 17 grammi. Läbi paindud, kui ta oleks juba niimoodi, siis on palju. Vajub läbi nagu ütleks. Sinna on siuke, kui on 5 grammi sinna otsa panna, siis 5 gramm on nagu siuke veel kannatab. Või mõni 1 grammi on? 1 grammis, see on 1,5. Et seda, saab
tõnge otsa, siis sa näed, mängitab ilusti ära. No, ongi, ütleme, ühest alates. Alla selle on juba nagu nii, et noh, need on siuksed, ütleme, ma arvan, kuni 10 grammi. No päris niukest ma solgutada ei taha. Pigem... ütleme, põikest, väiksematest. Pigem väikest põiki, jah. Kas nad on mingi 7 grammised võib-olla või? Palju mingi Stinger kaalub? See on ka mingi niisugused. Erinevaid, millega mina piiran. Vist 9 peaks olema, jah, see on see rohkem. 9. See on 7 grammi. Noh, jah, pigem midagi niukest. Kuni 15. See on juba 17, et... Ses suhtes, ega ta ju pooleks ei lähe, kui sellega püüda, aga sul on nagu noh, ta ei löö tagasi nii nagu vaja on nagu selles. See on siuke täissüsiniku otsapõindega. Siukest siis soovitaks. No ja sinna tuleb nüüd kääbide otsa. Üks oli vist 6 rõngas. No nii palju ei tea, et see paindesse on jäigem. Kui pikka sa saad, kas pigem pikemad või kas sa paned kalakasti või kannad sa kohvris ritva või kohver on muidu on olemas siuke. 4 ritva koos rullidega mahub sisse. Üks ühtepidi, teistpidi, nii, ja pluss just noh, kuidas sa tahad kanda. Selle tikkisid ka ise kodus valmis? Ei, seda ma isegi müün. 2 tükki meil järgi, noh, põhimõtteliselt. Ühe ma saaksin ära müüa, üks on bronitud, rohkem praegu mul ei ole. Osta ära! Mulle on hea asju pähe määrid, mis ta orienteerub hind on. 35. 60-eurone plank on. See on haugile. Aga see on ka tundliks. Noh, ütleme, et see on nende põikide jaoks nagu teevad. No aga ütleme, kui nüüd tolle otsa tuleb 5 kilone au. No selle jaoks on sinul teosidur või siis rullisidur. See lubas meie rullid ka müüa. Ja rullid saab ka. Kirbutamise riidva saab alati veel juurde. Alati saab juurde tulla. Kalastuskunn võtab alati külalisi. Ostad kohvi ära, vaatad kuradi kohvri, kui ainult üks ritt sees. Kui raha tullakse, on Maurus alati kodus. Rull on siukene madala pooliga, kitsas pool, vähe tamiil peale. Tännaks ei olegi palju, muidugi mudel on vahepeal muutunud. Oota, aga sul siin ongi nii vähe tamiili või? Või see on lihtsalt mingi... See on nii peenikene, seal on, ma arvan, mingi 30 meetrit peal. Aa. See on 0,14. Oota, aga see on nüüd see, mida sa ise ringi meisterdad või? Jaa. See on nüüd mitte originaalkääbid või see? Ei ole, originaal on poole väiksem. Mugavam, jõuõlg on suurem ja noh, muidugi vahe on, see on juba laagrite peal kõik, need on pukside peal ja kork on ka, algul on ju rattad, liimid kokku, treid valmis. Et valmis kujul midagi, puhas käsitöö nagu öeldakse. Aga niisuguse tuunitud rulli hind? Näita rulli. No, oleneb rullist. Filmisin seda. See on kallis rull, selles suhtes, et see on 300-eurone rull. Et ta on lihtsalt sellepärast, et ta on kerge. Ta on 140 grammi. Aga noh, odavalt saab siuke tuunitult, noh, mingi 70 euroga kätte. Nii. Siis on veel valida on rulli kinnitusse osa, kas lipuga, korgiga, see ka on endal täitud valmis. Lipuga ikka? Muidu on ta algselt on tühliseni ja midagi, et noh, ta koosneb nagu Lego õppidest. Tagumine osa, keskmine osa, korgist, siit hoiab nagu kinni. Ja see on see keerutusosa, et kui siis pärast nende kokku liinile, siis põhimõtteliselt on, sa saad endale siukse riva, noh, praegult ei püsi hästi koos, aga riva siia külge, ütleme orienteeruvalt, siukse asjad. No mis nüüd see vahe oleks, et kui on pikem see rivaosa ja lühem, et ma mõtlen just püügi, ma ei tea. Tähendab, pikem aga mõnusam. Pikem on see, et sa ei pea olema nii küürukil, et põhimõtteliselt sa ikka ei no suurus pole oluline, peaasi, et oleks pikk ja jäme.
pikkus on ikkagi jah, et noh, kui sa oled ise pikk ja istud, siis sa noh, kas sa püüad siin või noh, sul ongi noh, normaalasend sisse, et noh, kui sul on väike õng, siis sa oled kuskil siin põlvede vahel, kui sul on pikk õng, mida pikem on, siis seda nagu kaugemale nagu lähed, et nad ei ole suksed. Püstipõigi teen, et see on selle jaoks, et niimoodi käin auto juures ongi püüan. See pikkus on jah, täpselt iga enda valida. Aga noh, ütleme jah, suke klassikaline on 60, 70, 80 on juba suke, mõnele sobib, aga noh, 60, 70 on selga ja noh, kui sul ikka see ritv on väga lühike, siis noh, ütled ette, et pool on käepidet ja pool on ritve, siis kalaväsitab. Ei ole tekita eriti naudingut, siis saame pala ikkagi edasi püüda. Et see ongi see, et see on see ritv ja ritteb oma töö ja väsitab kala ja sul nendel nagu ikka. Ja mis selle kohvri mõõt on, mis sinna läheb? See on, kohver on 90 mahuki sisse. Okay. Saate aeg on piiratud, ütle nüüd 37 sekundi jooksul, mis kalastustarbid sa veel valmistad? 25 erinevat värvi. Nüüd juba 32. Need lähevad nüüd Pärnu kirvele? Jah, Pärnu kirvele, mitte ainult, kui Rootsis püüda, jõest püüab mõni vimba, suvel tropsotina. Uhkustad mõne suvise ridvaga ka või? Mis see kõige kallim mudel on siis? Sa ei taha seda kätte võtta, see maksab liiga palju? No see ei ole, see on Croixi ritv. See on siuke 450 eurot. Ma olen ka eemale. See on hoogikas, kerge. Ja auto ukse vahele jätta juudes peale. Kaaluga midagi? 160 grammi. Ütleme nii, et siis ongi suveridvad, ritvad remont. Kattised ridad tuuakse. Teen korda, taastan korgiosa, saan uue teha, taastada. Uued isased, uued emased, mis vaja teha. Rullide hooldus, rullide tuunimine. Kaasa arvatud multirullid? Multirullid, elektrirullid. Et kui ajaliselt võtta, siis palju kulub nagu aega. See ühe talverida valmistamiseks kuskil 3,5 tundi tööajas, aga reaalajas 3 päeva. Kuivamisel? Sest et selle käepideme valmistamine võtab 2 päeva. Üks päev on valmis, 1 päev valanepo, hernega valanepo, kõik vahel takitavad kuivamist. Rulli kokkupanemine või selle kokku liimimine, kuivamine 5 tundi, 3 päeva läheb kokku. Kui ta on juba sukses faasis, siis saab nagu kiirelt valmis. Rõngad peale, epo alla, hernega valmis. Aga see, mis vahekaugus rõngastel on? No selle saab arvutada välja või siis vastavalt paindele läheb, et on igasugused targad tabelid. Sa saab panna vaadata täpselt, kuhu rõngaasetus tuleb. No ja mis see annab? See annab see, et on ühtlane koormusjaotus, et ei lõhu ritva. Nii ongi need, nii kui nad lihtsalt suvalist rõngat ei ole, mõtlevõtte ongi taliritt või üldse suveribad ja kõik, et on esiteks see. Kõige ennem on tähtis ridva, siis ütleme loomulik, nagu puuoksad, loomulik paine, kui sa siin saad aru, kuhu. No kui sa käes hakkad keerutama, siis sa saad aru, kus on see pinge ja kus vabaneb pinge. Kui sa paned rõngad valele poole, siis ta hakkab juba ritma lõhkuma. Paindesse ei proovi keerutada käes. Tunned, et kus ta läheb pinge alla ja kus on vaba on õige. Nüüd tuleb tasakaalu kõigepealt ajama, kuhu poole üldse rõngad tulevad. Vastavalt siis sellele. Kui on vale pidi, siis ta hakkab kohe sul kakkuma kuhugi poole ja hakkab ritva lõhkuma ja kui see pinge taha tekib, siis nüüd pooleks kuhugi. Mähised, mis sinist värvi, see on siuke sinine, siukest on ka... Sinine on täitsa kena. Ta on siuke, jah, Eesti maiguline, sinine valkest on siuke kirju. Hall on siuke natuke nagu, kergelt nagu pruuni on sees, must, hall ja pruunikas.
allikasse, mis ta siin on. Ja lillad ka. Kusjuures, noh, ta on... Ikka see lilla on, eks. Aga ta on ilus. Ta on tume, hele, ta on violetne, noh. Meie vahel oli säde praegu nägid. Kõik näevad. Et, noh. Kurat, ma võtaks lilla. Ma siis mõtlesin, et võtab lilla päist. Punane on ka, no punane on ka siuke valge osa. Aga noh, ma ütlen, et ta on päris ilus. Ei, mina tahan lillat siis, ei varastata ära. Aga aitab mulast. Vaatame, kuidas meister reaalselt toimetab. Ups. Mida teised ei tee, hakkavad kohe siis põhimõtteliselt. Mina puhastan need boorid ka kõik ära tühjaks ja pärast boorid muidugi täidan spetsial. See on ka jälle USA-st eritud, meil Euroopas ei müüda millegi pärast. Müüakse, aga ei ole leidnud, mis meile sobiks. See on nagu puupahtel. Oinas, kuule, sul on seda oma köögimööbli jaoks vaja päris palju. Mul on olemas. Ei, meil müüakse, aga noh, ütleme korgi jaoks need kõlba, need on värv eledam ja noh, teine ja see struktuur ei sobi. Selle oma on täpselt. Muidugi võid osta ka kvaliteetset korki, kus ei ole poore, aga väga palju. Pahtel on odavam. No jah, ütleme niimoodi, et... Üsna gei. Siuke väike kerge niisutus peale. See on siuke spetsial korgi kork. Käeku ostab kohvri ka ära. Ma muidu lõhun selle ridva esimene kord ära, no ma tean seda ees. Nagu nii, me alati käime koos kalal, et kas ma tohin oma ridva ka sinu pampu panna? Pole minu pamp veel. Eriti kui teil saanitaksus... Aga mis siin ikka plärada? Hakkame sättima. Saab meister rahus tööd teha. Midagi tarka öelda veel? Noh, jätame siis maestro tööle ja... Kuidas siis kokkuleppe oli, et homme hommikul kella 8 või märgi tulla või kuidas see nüüd oli? 6. Ma magan kaua, me tuleme 8:30. Ja garantii oli ka nii, et kui esimest kohta Soomes ei tule, siis on tasuta. Garantii on aasta. Rõngaste.